Juba novembriks lõpeb Ukrainas sõja aktiivne faas. See on Volodõmõr Zelenski avaldus. Kas mäletate, kuidas mitte väga ammu tema peamine läbirääkija ja Ukraina riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov lendas mingitele salajastele kinnistele läbirääkimistele nii Ameerika delegatsiooniga kui ka eurooplastega? Täna ilmusid kulisside tagused üksikasjad USA ja Ukraina läbirääkimistest, mis ajendasid Volodõmõr Zelenskit tegema avalduse, et juba novembriks lõpeb Ukrainas sõja kuum faas. Zelenski teatas eelmisel päeval, et Venemaa on alates eelmise aasta lõpust kaotamas initsiatiivi lahinguväljal Ukrainas, mis lähendab sõja lõppemise võimalust. Ja just selle taustal kõlas ka Zelenski avaldus, et talveks tehakse rindel oluline otsus. Ja siis ilmus äkki Valge Maja kõrge ametniku avaldus, et pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist Iraaniga hakkab Donald Trump taas otsima kiiret võitu. Ta armastab kiireid sõjalisi ja diplomaatilisi võite, kuid praegu on ta kogu rahvusvahelisel areenil ummikusse sattunud. Varem kurtsid nii Trump ise kui ka tema välisminister Mark Rubio, et nad on väsinud lõpututele Ukraina läbirääkimistele aja raiskamisest. Venelased ütlesid samuti, et ka nemad on väsinud Steven Witkovi pidevatest Moskva visiitidest, mis ei vii mitte kuhugi. Aga nüüd pärast läbikukkumist Iraanis vajab Trump enne novembris toimuvaid kongressi valimisi hädasti mingitki võitu. Ja nüüd eksperdid märgivadki, et praegu on Donald Trump taas keskendunud Ukrainale, et vähemalt leida 5 rindel tulevahetuse lõpetamiseks ja esitleda seda oma isikliku võiduna. Ja nagu teada on saanud, palub Trump juba isiklikult Xi Jinpingilt abi selle saavutamiseks, pakkudes vastutasuks järeleandmisi Taiwani küsimuses. Minu nimi on Aleksei Bitši ja arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like, jätke oma kommentaar selle YouTube'i kanali toetuseks ja liituge minu Telegrami kanaliga Bitši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas eile, et Venemaa on eelmise aasta lõpust alates kaotamas initsiatiivi lahinguväljal Ukrainas, mis lähendab sõja lõppemise võimalust. Järgneb tema tsitaat. Praegu on nad hakanud meid ründama massiivsete raketilöökidega. Peamine põhjus, miks nad seda teevad, seisneb selles, et nad kaotavad lahinguväljal. Kuu aja jooksul ei suutnud nad okupeerida rohkem territooriumi, kui nad sama kuu jooksul kaotasid. Tema sõnul avab kujunev olukord akna rahu läbirääkimisteks. Jällegi tsiteerin. Enne talve peame leidma diplomaatilise viisi, et maha istuda ja rääkida, kuid see sõltub survest Vladimir Putini võimule. Surve tema ühiskonnas, surve sanktsioonidega, mitte neid tühistada, vaid kehtestada uusi, see on hea, see on diplomaatiline tee. Läbirääkimistel Venemaaga peaksid osalema Euroopa riigid, eriti Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa. Kuid selleks peab Moskva olema valmis dialoogiks Ukraina ja Euroopaga. Ja siin tuletan meelde, et enne seda teatasid The Economisti allikad Ukraina valitsuses, et Zelenski andis hoopis korranduse valmistuda veel 3 aastaks sõjategevuseks. Nende sõnul loodeti aasta alguses Kiievis, et USA vahendusel peetavad läbirääkimised võivad viia ajutise kokkuleppeni. Samal ajal oli Kiiev valmis arutama vägede väljaviimist Donbassist vastastikuse vägede tagasitõmbamise tingimusel. Samas kui Kreml nõudis Ukraina relvajõudude ühepoolset lahkumist ja keeldus aktsepteerimast Ukraina julgeoleku garantiisid, mis nägid ette teiste riikide sõjaväelaste paigutamist, 22. mail teatasid USA, et lõpetavad osalemise läbirääkimisprotsessis. Aga sellel medalil on ka teine pool. Vladimir Putin on vastupidi viimase kuu jooksul 2 korda teatanud, et sõjategevus lõpeb peagi, põhjendades seda Vene armee edasiliikumisega rindel. Samal ajal märkis ta, et kontaktid ameeriklastega Ukraina küsimuses säilivad, kuid täiemahulisi läbirääkimisi ei peeta. Enne seda teatas USA kaitseministeeriumi luureosakond, et Ukraina relvajõududel õnnestus esmakordselt alates 2023. aastast pealetungi käigus vabastada umbes 400 ruutkilomeetrit territooriumi. Aga mis puudutab Vladimir Putini seisukohta, siis tal on see just selline, mitte niisama. Asi on selles, et pärast Ukraina vastupealetungi läbikukkumist 2023 aastal läks Venemaa täiemahuline sissetung sellesse etteaimatavasse suviste ja talviste pealetungide rütmi, mille vahel surve nii palju vähenes, kuni Vene üksused viisid läbi rotatsiooni ja ümbergrupeeringu.
esmapilgul ei erine see aasta 26 aasta eriti millegi poolest. Sama tendents, suvised ja talvised pealetungid, nende vahel rotatsioonid, ümberpaigutused ja nii edasi. Nii, kuid kevadest suvesse üleminekul just praegu täheldavad Ukraina sõjaväelased kogu rinde ulatuses taas Venemaa rünnakute ja läbimurdekatsete pidevat kasvu. Ja just siin sai selgeks, et midagi on siiski muutunud. Kuigi droonirünnakud ja pommitamised jäävad püsivaks, on venelaste lahingutõhusus vähenemas. Samas kui Ukraina on 2025 aastal vastupidi loonud üle 10 armee korpuse, mis ühendavad brigaade. See parandas uute ajateenijate väljaõpet, sest nüüd koolitavad neid need komandörid, kes ise lahingusse juhivad. Samal ajal parandasid Ukraina relvajõud jalaväe, droonide, suurtükiväe ja soomustehnika koostööd. Sellised üldväelised võtted võimaldasid teha rotatsiooni, edeneda Kupjanskis ja Guljaipole piirkonnas, säilitades samal ajal minimaalsed kaotused võrreldes venelastega. Lisaks sellele tugevdasid Ukraina drooniüksused, droonisüsteemide jõud, keskmaalööke, hävitades Vene logistikat kuni 150 kilomeetrit kaugusel rindejoonest. Selle kohta oli mul eraldi saade, minge kindlasti vaatama. Seal ma just selgitasin, kuidas Ukraina relvajõud on nüüd võtnud kasutusele taktika, kus nad hävitavad täielikult Vene logistikat sügaval tagalas okupeeritud aladel. Tõhustatud luure on raskendanud Vene Föderatsiooni vägede varustamist ja võtnud neilt võimaluse koondada jõude võimsateks rünnakuteks. Taktikaline osavus ja uued reformid võimaldasid Ukraina sõjaväelastel ületada selle 2024-2025 aasta languse. Ja lõpuks ilmes juba 2026 aasta esimestel kuudel selge positiivne sissevool. Uut isikkoosseisu lahinguüksustesse. Erinevad Ukraina relvajõududest hakkasid Vene väed vastupidi lahinguväljal tõhusust kaotama mitmete tegurite tõttu. Aastatel 2024 kuni 2025 põhines Venemaa eelis tohututel reservidel ja tulejõul. Kuid nende kohalike rünnakute taktika tõi kaasa umbes 23 000 sõjaväelase kaotuse igakuiselt kogu 2025 aasta jooksul. 2026 aastal kasvas see arv üle 30 000. Lõpuks hakkas Venemaa esimest korda kogu selle aja jooksul kaotama rohkem sõdureid, kui suudab lepingulisse teenistusse värvata. Lisaks, kui varem kompenseerisid suurtükivägi ja pommid jalaväe nõrka väljaõpet, siis nüüd on olukord muutunud. Lahinguväli on muutunud umbes 30 kilomeetri laiuseks jõudude nihkumise tsooniks. See ongi see, mida sõjaväelased nimetavad tapmisalaks. Vene planeerijate kaardid kajastavad sellist tegelikkust halvasti, mistõttu staabi käsud lähevad praktikaga lahku ja löökide koordineerimine muutub järjest ebaefektiivsemaks. Ja selle taustal olid kõik pilgud taas suunatud Ameerika Ühendriikide poole. New York Times kirjutab, et Donald Trump on Ukraina läbirääkimistest väga väsinud, kuna need ei toonud talle kiiret võitu. Venelased omakorda teatasid samuti, et nad on väsinud nendest perioodilistest Steve Witkovi ja Jared Kushneri visiitidest Moskvasse. Venemaa soovib stabiilset diplomaatilist protsessi miljoni töörühma ja regulaarsete kohtumistega. Lisaks soovib Moskva, et Washington saadaks sinna oma suursaadiku. Ja põhimõtteliselt võib niimoodi juttu ajada kuude kaupa, pidada neid läbirääkimisi mingites töörühmades. Aga siin võib ootamatult Ukrainat aidata Donald Trumpi tupik Iraani sõjas. Asi on selles, et eelmisel päeval, nagu te teate, teatas Iraan, et lahkub lõplikult läbirääkimistest ameeriklastega. Aga isegi kui eeldada, et USA-l ja Iraanil õnnestub kokku leppida Hormuzi väina avamises, jätab Iraan ikkagi oma tuuma- ja raketiprogrammi tuleviku samale tasemele, mis see oli enne sõja algust. Iraan mõistab väga hästi Donald Trumpi vastumeelsust massiivsete sõjategevuste taasalustamise suhtes ja seetõttu võib ta venitada läbirääkimisi kuude või isegi aastate kaupa, nagu see oli varasemate administratsioonidega. Iraan oskab seda teha ja seetõttu ei ole lähiajal mingit rahulepet ette näha. Lisaks on Donald Trumpi probleemide hulgas ka Gaza sektor. Kõik on selle natuke unustanud, ma tuletan meelde.
USA president rääkis entusiastlikult mingist 20 punktist koosnevast rahuplaanist, mis algas Hamasse relvitustamisest, rahvusvaheliste stabiliseerimisjõudude loomisest ja lõpuks kogu Gaza sektori muutmisest. Nagu ta ise väljendas, säravaks klaasist bürootornide ja mereäärsete kuurortide piirkonnaks. Kuid sellest ajast on möödunud 8 kuud ja mitte midagi pole muutunud. Ja nüüd sosistavad üha rohkem Donald Trumpi nõunikke talle kõrva, et Venemaa sõda Ukraina vastu on just küps lõpetamiseks. Nad ütlevad, et meeleolu Moskvas on muutunud, lahinguväli on muutunud, sest ukrainlased on vähemalt rindejoone külmutanud, Venemaal kasvavad majanduslikud probleemid ja kasvab ka teatav poliitiline rahulolematus. Kremli sees käivad arutelud selle üle, kuidas seda kõike võiduna esitleda. Ja Trumpil on hädasti vaja mingitki võitu novembris toimuvate kongressi vahevalimisteks. Ja just sellepärast võib Trump proovida sellest konfliktist kinni haarata, et püüda Ukrainas vaherahu kehtestada ja näidata, et vähemalt ühe konflikti on ta tõesti lõpetanud. Ja enne valimisi öelda, vaadake, kõik on käimas. Iraani küsimus on töös, Gaza sektori küsimus on töös. Ma ütlesin, et lahendan Ukraina küsimuse. Näete palun, lahendasin. Ja just see loogika sunnib nüüd Volodõmõr Zelenskit ütlema, et just novembriks on võimalus kokku leppida selle sõja kuuma faasi lõpetamises. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate all kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Lisaks tellige minu ainult ukrainakeelne YouTube'i kanal. See on Aleksei Petši uus kanal. Petši. Kui soovite saada uudiseid ukraina keeles, siis link on kirjelduses. Kindlasti tellige. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.